Jõululugu esimene osa. Juss on päkapikk. Kuule, jõuluvana, räägi meile, mis juhtus. Räägi jah, kuidas me sind aidata saame. See on üks pikk lugu. Astusin eile oma töötuppa ja siis... Siis tuligi mulle meelde, kuidas te eelmisel aastal jõulud päästsite. Lastele on ju sussi sisse üllatusi viia vaja. Aga meie ei ole ju päkapikud. Ega päkapikuks ei sünnita, päkapikuks ikka õpitakse. Kohe teen teile kiirkursuse. Päkapiku kõige olulisem asi on võlumüts. Selle abil pääseb ta kõikidest akendest sisse. Teiseks on tal vaja võlukotti. Selle seest ei saa üllatused kunagi otsa. Ja kolmandaks on vaja taskulampi. Pimedas on vaja ju näha, kus suss täpselt asub. Nii, kas kõik on selge? Küsimusi on? Aga jõuluvana, kuidas me keegi laste juurde jõuame ühe ööga? Jah, neid on ju maailmas nii palju. Ohoo, sellepärast pole küll vaja muretseda. Selle jaoks on mul ajamasin, paljundusmasin. See peatab aja ja aitab teil olla mitmes kohas korraga. Näe, see seal nurgas. Aga mis masin see seal kõrval on? See on mõttemasin. Sellega saab saata mõtteid. Tuleb ainult võlumütsi tutist kinni võtta ja soovida. Oi, aga ongi käes aeg teil teele asuda. Edu teile! Oi, tere päkapikk! Kas sa tulid mulle kinki tooma? Tere, mina olen Jänku Juss. Ma olen 6-aastane. Oi, sassi läks. Tegelikult olen jah päkapikk. Mis üllatust sa tahad? Tead, päkapikk, tegelikult ma ei tahagi šokolaadi. Tahan hoopis, et emme mulle unejuttu loeks. Kuule, väike tüdruk. Teeme nii, et mina ikka panen sulle siia ühe kommi. Ja ema tuleb kah kohe sulle unejutu lugema. Kuidas sa seda teed? See on saladus. Ega sa veel ei maganud, Tiina? Ei veel. Tead, ma mõtlesin, et hakkan sulle igal õhtul unejuttu lugema. Elas kord üks muinasjutt, see muinasjutt sai läbi. Järgmises osas. Kas ma pakin talle kõik need asjad kingituseks? Ohoo, kui kohe nii palju kinke tahab. Ei, Juss, niimoodi me teha ei saa.